Tere, mina olen Kaido Vestberg ja Epale saadik tänaseks juba 5 aastat. Epale on kujunenud täiesti arvestusväärseks platvormiks nii Eestis kui Euroopas ja kindlasti on veel võimalust saada veelgi paremaks keskkonnaks ja arutluse kohaks, kus siis täiendkoolitajad omavahel saavad mõtteid vahetada ja soovin sellel teel siis ka sel aastal kaasa rääkida. Ja mismoodi ma nüüd oma esitlust täna teen, on siis see, et vaadates otsa nüüd nendele erinevatele fookusteemadele 2021, siis pakun välja ideid, mis mind kõnetavad ja mida ma saan seal ära teha. Neid fookusteemasid teatavasti on siis 3 sel aastal ja käime siis läbi need 3 teemat ja 2 lõikes kõnetab ja mida annab teha. Eluks vajalike oskuste õppimine. Siin on muidugi pikalt oleme arutanud selle üle, et mis roll on eluks vajalike oskuste puhul tasemekoolitusel ja mis on täiendkoolitusel. Ja päris selge on see, et mida aeg edasi, seda täiendkoolitus läheb järjest olulisemaks. Ei ole võimalik kõiki asju kogu eluks tasemekoolituses ära õppida. Ja kindlasti üks koht oluline aspekt on siis tegelikult oskuste juures ka organisatsiooni vajadustest lähtuvad oskused. Et üks on jah see, et mida inimene oma pädevuste arendamiseks näeb, aga teine pool on ka see, mida organisatsioonid suudavad ja tahavad oma pädevuste, organisatsioonis olevate inimeste pädevuste arendamiseks ära teha, et milline on see nende põhipädevus, mille kaudu siis oleks võimalik turul konkureerida. Ja siin on nüüd 2 valdkonda, kus meil annab midagi ära teha. Üks on siis OSKA töögruppides osalemine ja teine on see, et meil on ka KFL-i juurde loodud üks töögrupp, kes tegeleb sektori arendamisega ja seal ei ole mitte ainult KFL-i liikmeid, vaid sinna oleme ka kaasanud teisi, ka teadlasi, näiteks Krista Loogma, kes on oma doktoritöö teinud just täiendkoolituse kutsehariduse süsteemis valdkonnas. Põhimõpe. Et reaalsus on juba see, et kasutatakse väga erinevaid meetodeid ja pigem on küsimus selles, et teooria ei ole suutnud veel kõiki mõisteid ja seoseid omavahel kokku panna. Koolitus ja konsultatsioon on läbi põimunud ja eriti ärivaldkonnas ja täienduskoolituses on neid väga raske lahutada. Ja kindlasti need arendamise vorme on ja peabki olema väga erinevaid ja erinevates valdkondades erinevatel eesmärkidel tuleb neid erinevalt kasutada. Ja siin on kindlasti ilmselt see TEKSis defineeritud täiendkoolituses oma väljundiga ja õppekavaga jäänud ajale jalgu ja nüüd on olemas TEKSi väljatöötamise kava, uus paranduskava sinna laua peal. Kindlasti soovime seal siis enam kaasa rääkida. Sotsiaalsed muutused ja elukestev õppe. Eestis ei ole maavarasid ja eriti muid ressursse. Tõenäoliselt 1 või 2 valdkonnale fokusseerimine ei aita ka kaasa Eesti konkurentsivõime tõstmisele. Et ilmselt tasub vaadata laiemalt kogu meie inimkapitali ja inimeste pädevuste arendamist. Ja see kindlasti ei saa olla ainult läbi kõrgkoolide, keskkoolide, algkoolide, vaid kogu seda süsteemi tuleb vaadata terviklikult. Ehk nii nagu siin kirjas elukestev õpe. Tuntud 70-20-10 printsiip hakkab kindlasti muutuma, formaalõppe osakaal suureneb, tööl õppimine muutub järjest tähtsamaks. Ja kindlasti on ka vaja lahti mõtestada nende vabakutseliste või freelancerite roll tänapäeva ühiskonnas, kuna nende roll ja arv järjest suureneb. Ja loomulikult ka elanikkonna vananemine, et kuidas siis kaasata neid vananevat põlvkonna meie elu ja ühiskonna arendamisse. Ja loomulikult tuleb vaadata täienduskoolitust kui majanduse konkurentsi eelist ja seda saab ja tuleb ära kasutada ja selle roll ka kindlasti kasvab ja kindlasti ka kvaliteedi ja muude sellistel teemadel kaasa rääkimine aitab seda parandada. Et need on need 3 valdkonda, kus ma soovin siis kaasa rääkida ja üldiselt vaadates Epale tulevikku nüüd Eestis,
siis kindlasti mina näeksin, et EPALE peaks enam kaasa rääkima Eesti majanduse ja ühiskonna aktiivsetel teemadel. Aitäh ja uute kohtumisteni!